Tervist! Täna mina räägin siis enda hobist, milleks on droonide lennutamine. Minu hobi sai alguse 2014. aastal, kui tellisin endale esimese drooni. See oli 80-eurone mänguasi, millega oli mul väga lõbus. Lendasin sellega paar aastat, kuid siis selgus, et tahan endale põhimõttelisemat masinat. Ja siis tellisingi endale Hiinast korraliku võistlusdrooni. Nüüd teil võib olla tekkinud küsimus, et mis on võistlusdrooni ja tavadrooni vahe. Nimelt, võistlusdrooni sa ehitad ise ja programmeerid ise. Tavadrooni sa tellid tootjalt, kus on ta valmis programmeeritud ja ehitatud. Ja näiteks, kui droon läheb katki, siis võistlusdrooni puhul sa tead, sa oled ta ise ehitanud, sa oskad seda parandada. Tavadrooni puhul pead sa viima ta parandusse. Nagu kõigis hobides, juhtub ka minu omas õnnetusi. Tihti olen drooni jälle kuhugi puu otsa kinni sõitnud ja see vajab alla toomist. Aga minu kõige traagilisem õnnetus oli minu esimesel lennul. Olin drooni valmis programmeerinud ja seda välja proovima läinud. Nimelt drooni propellerid käima pannes pööras droon ennast selili otse minu jalga ja lõikas sügava haava minu varbasse. Nii, aga mina lähen nüüd tagasi lendama. Tere tulemast pardale. Nüüd saan rääkida teile lennutingimustest. Neid on 3. Esimesed 2 on sademed ja külmakraadid. Nagu te teate, vesi ja elektroonika ei sobi kokku. Sama kehtib ka droonide kohta, mis tähendab, et vihma või lumega lennata ei saa. Teine lendamist raskendav tegur on temperatuur alla 0 kraadi. Külmakraadid vähendavad lennuaega. 3., aga mitte nii tähtis tegur võistlusdroonide jaoks on tuul. Tugevad tuulepuhangud võivad muuta drooni lennusuunda ja sellega kaasa tuua allakukkumise. Aga lendamise juures peab arvestama ka kehtivate piirangutega. Näiteks lennujaamade ümbruses ja Eesti riigipiiri ääres on lendamine keelatud. Samuti ei tohi lennata kõrgemal kui 150 meetrit. Teeme reeglitest kinni, aitäh tähelepanu eest ja head reisi!
some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Oi, tere! Ei märganudki sind seal. Kuulsin, et tahad teada saada ühest minu hobist. No las ma räägin sulle siis striimimisest. Hobi, millega ma saan tegeleda peaaegu iga päev. Striimimine on nagu enda telekanali pidamine. Sa saad laivis kanda üle põhimõtteliselt mida iganes sa soovid, näiteks videomänge või kokkamist. Striimida saab kes iganes, aga et stream hea kvaliteediga oleks, on tarvis piisavalt võimast arvutit ja head internetiühendust. Et streamida on tarvis ka programmi, mis kannaks üle sinu määratud pilti ja kus saad panna igasuguseid efekte ja lisandeid ülekantaval pildile. Kõige tuntum ja lihtsam on OBS. Ise olen streamimisega tegelenud paar aastat ning siis kui aega on, aga on ka suuri striimereid, kes teenivad elatist sellega. Põhiliselt vaatajate annetuste ja sponsorite pealt. Streamimise platvormi on mitmeid. Kõige tuntumad on Twitch, Mixer ja YouTube, aga on ka mitmeid teisi. Loodan, et see video informeeris sind streamimise suhtes ja kui jäi midagi segaseks või tekkis küsimusi, siis internet alati aitab. Või saad ka minu käest isiklikult küsida siit. Aga muidu aitäh vaatamast ja loodan, et sul tekkis vähegi huvi streamimise vastu. No nii, ma täna siis jagan sinuga natuke enda hobi, milleks on motosport. Et asi ei ole ainult selle tsikliga sõitmises, ainult metsas sõitmises, vaid üleüldine motosport on see, mis mind on kuidagi juba aastaid iseloomustanud või mida ma olen väga nautinud. Kõik algas tegelikult siis, kui ma olin üsna väike, ma olin vist 7-aastane, kui mu vanaonu jättis mulle esimese punnvõrri. See oli seal garaažis, see seisis ja ma võtsin selle käiku
enamus ajast ta ei tahtnud hästi töötada, ta oli väga ebastabiilse mootoriga. Ja siis ma õppisin teda remontima ja sain aru sisepõlemismootori töö põhimõttest. Palju närvikulu oli, palju supsimist ja häda, edasi ta ka ei liikunud, aga vähemalt ma sain targemaks. Ja siis juhtus niimoodi, et kui ma natuke vanemaks sain, siis mind hakkasid huvitama võimsamad mootorrattad ja ma ei jõudnud kohe crossikani, et meil oli isaga küll siuke unistus juba lapsepõlvest peale, et meil võiks olla kunagi koos crossikas ja käime metsas sõidame, aga meil ei olnud kunagi perel see rahaliselt võimalik ja siis pidin leppima hoopis Vene motikatega, mis siis järjest tulid, et mul oli Minsk 125 kuubikuline, mul oli Voskhod, siis tuli Ish 56 külgkorviga ja ühesõnaga käisin need Vene rattad päris palju läbi ja siis tuli paus, mil mul ei olnud endal mitte midagi, olin linnapoiss, käisin siin Tartus koolis, aga samas väga meeldis motosport jätkuvalt. Mul õnneks on selline variant maa, et kuna me rendime välja põldu, siis ma saan vahepeal mootorkelkudega sõita. Kuna mul see unistus mootorratast on alati olnud, siis sel sügisel õnnestus osta see KTM, mis siin on. Ta ei ole crossi mootorratast, ta on endurokas. See tähendab seda, et ta on mõeldud sõitmiseks metsas, kruusal, sellised mitte päris asfalttee kohad ja mitte päris crossirada ka, nagu vahepealne. Mul endal nagu väga meeldib selle hobi juures ja selle mootorratta omamise juures see, et see on jälle üks suur lisapõhjus õue minna. Sa saad värskesse õhku, sa saad oma mõtetega täiesti eraldi kuskile metsa vahele müttama, üle palkide ronima, oma võimeid proovima maastikul. Et see on nagu hästi põnev ja võib-olla mõned teist arvaks, võib-olla su ema arvaks seda, et miks peaks keegi ennast lõhkuma, et mootorrattad nagu mõttetu. Kui palju juhtub nendega õnnetusi, kui habras sa siin peal oled. Jah, see on tõesti nii, aga teistpidi on see, et kui normaalselt sõita, siis ma ei usu, et see on väga palju ohtlikum kui näiteks talvel esimese lumega autoni kõndimine. Ma olen kusjuures kukkunud palju rohkem lihtsalt jala pealt ja palju valusamini kui mis tahes mootorsõidukiga ja mul on 15 aastat kogemust nende sõidukitega. Ma ise olen küll üsna nagu siuke rahulik sõitja, ma ei roni kuskile ringrajale väga, ma ei sõida 150 autode kolonnist mööda kuskil. Ei ole siuke nagu rullnokk, sest et ma tahaks, et ma jõuaks õhtul koju, mitte poleks mingi märg plekk kuskil tee peal. Ja ma usun, et kõik mootorratturid, kes nii mõtlevad, tegelikult ei ole enesehävituslikud. Aga kui sa oled noor neiu, siis sul ka juhtub vahel seda, et mingid tüübid tahavad sulle esineda ja kutsuvad sind sõitma ja siis teevad mingi 2 sotiga mööda sõiti kuskilt, et ära siukest enesetapetega kaasa mine. Ja ise sõitis ka, et ära tee seda nagu Ameerika koduvideotes, et mingi ilus suvepäev, sa oled lihtsalt lühikese püksiga paiki selga ja proovid linnas teha ühe kiirema, et see tavaliselt ei lõppe hästi. Ühesõnaga, mina läheks nüüd sõidaks natuke veel ja näeme juba varsti. Minu hobi. Minu üheks suurimaks hobiks on kitarri mängimine ja laulmine. Olen kitarri mängimisega tegelenud juba 3,5 aastat, varsti 4. Laulmisega aga ütleksin, et terve oma elu. Algusest peale olen õppinud seda täiesti üksinda. Keegi ei ole mind aitanud. Olen otsinud internetist kõik materjali ja selle järgi ise õppinud.
noh. Tere kõigile, et siis minu hobiks on motosport ja alustame siis otsast, et see siin on minu kõige väiksem ja kõige esimene masin, millega ma sõitsin. See on Pocket Bike, 50 kuubikuline, käsi starteriga. Praegu on üksikup ära kadunud siit nagu filter, see ei ole hullu, käib kassi juurde. Et see on siis jah, see mul juba lapsest saati, et sellega ma olen kukkunud hästi palju ja sellega ma õppisingi sõitma ja seda ma olen parandanud ka hullult. Et jah, sellega on ikka hästi palju mälestusi ja sellega õppisin hästi mootorit tundma. Noh, see oli lihtne mootor. Järgmiseks tuleb siis see masin, Solifer ST50, mille ma ostsin rolleriks endale. Seda on palju ehitatud. Siin on ümber ehitatud uus sidur on pandud, mis asub siin. Vänt. Kickstarter praegu ei tööta. Valesti panin kokku. Sellel hetkel on läbi, on siis kolv on läbi ja silinder. Siis see osa on siin läbi, nagu näete, pritsi põlliga välja siit. Seda tohiks juhtuda tegelikult. Siis see süütesee on ka läbi. Ja, see on kõik. Siia masinasse muidu pandud 75 kolb ja silinder, 19 mm karburaator ja sportsidur. Noh, nagu näha, talvel sõitsin ja rooste on peal. Ja siis muidugi on ka hull kulumiselgi mujal. Nii. See on siis masin, mille ma ostsin endale tegemiseks, et jah, lihtsalt tahtsin, oli odav ja sai rahaks teha saab selle. See on siis samamoodi, aga siin on samamoodi tuunitud asjad, aga see veel tahab tegemist saada, et noh, nagu näete, siis see on siduri tross on see on ära lennanud. Siis siin on tore pundrad ja juhtmed ja jah, kõik tore. Sellega veel tegelen, sest oli katki, süütulukk läks katki ja siis ma nüüd pean vahetama seda, sest muidu ei saa käima. Aga jah, muidu raam on tervenist üle ääritud. Ma panen pildi ka kohe siia, milline see osa raamist ennem oli. Nüüd on ta suht ilus, normaalne. Siis muidugi plastikud on üle ääritud. Juba sajab peale siia. Selliseks siniseks. Ja siin on ka jah. Ja siis kolmas või neljas masin juba. Neljas masin on siis see CZ 250 kuubikut. Ja selle ma sain käima esimest korda. Aga selle ma müün maha, sest mul ei ole enam vaja seda. Ja mul ei ole aega sõita enam. Aga jah, muidu kõik. See on vanem masin. See on kõige uuem ja kõige vanem ja arvatavasti ka kõige halvemas seisukorras kui teised, sest sellel on hästi palju probleeme. Noh, muidugi lähme tagasi selle juurde. Siia on pandud sportsumps peale ilusti ja siis ehitatud ümber ka igasuguseid asju. Räägin siis natuke lähemalt ka mis siis 50 kuubikut ja 70 kuubikut, mis need on nagu lihtsalt numbrid. Tegelikult need on mitu kuupsentimeetrit mahub siis silindri ja siis siia sisse. Ehk siis räägin ära, et kohe on vahe, et kui te vaatate. See siin on 50 või 49, kui täpne olla. Siis see sein siin. Selle paksus on hästi siin on hästi palju ruumi ja see kestab hästi kaua, et selles suhtes on väga hea. Sellega, see ongi, see kestab ja sellega on hea sõita. See ei kulu. Või kui kulub, siis sa paned lihtsalt uue ja siis sa saad uuesti sõita. Ja sinna läheb selline kolb, suhteliselt väike. Ja see on kulunud ja 2 rõngaga. Siin on 2 rõngast, need on kollirõngad. Ja siis need avaldavad suuret siia seintele. Ja kollirõngad peavad alati olema kindlas asukohas, nagu näete, siis siin on selline väike kohake, kus see peab olema, täpselt siin, selline väike tift nagu.
siis kui võtame 70, siis on kohe näha, et paneme nüüd kõrvuti. Kui te vaatate selle seina paksust, kui see ära fokusseeriks nüüd, see sein, see on hästi õhuke ja seda on hästi palju, see sein on hästi õhuke ja see kestab hästi vähe. Või noh, kõvasti vähem saab sellega sõita. Kui sellega, siin on palju rohkem seda materjali. Ja siis kui nüüd vaadata kolbide suurust, siis vahe on suur. Nad on küll, praegu on see 50 natuke suurem, aga jah, see kolb on siis selle mootoriks kokku mu sellega, ehk siis on näha, et sellised asjad ei tohiks olla tegelikult kolbi peal. Ja need siin ka, ehk siis liiga sai vist, ma panin valesti kokku ja siis läks naist halvasti. Ja muidu hea. Ja siis teine erinevus, sellel on ainult üks rõngas siin. Et jah, siis kohe näita, mis juhtub, kui siis kokku jookseb mootor, siis silindri pea peale, see on silindri pea, selline, siis kohe näita, mis juhtub. Selline asi, et siia tekivad sellised metallitükid tulevad igale poole, näete. See väga. Nii. Siis teine asi kõikidel rolleritel, mis mul oli, see Solifer ja siis see projektijaama, neil on uus karpa pandud. See on originaalkarpa, karburaatorna, karpa. Siin on igasugused asjused, liider, see on suhteliselt väike, nagu te näete. Siia on pandud, see oli kunagi õhuvõtu, mis õhuvõtu? Õhuklapp, ehk siis kui küll mootor, siis said siit üles tõmmata, ei saaks hästi kergelt käima, läks paremini käima. Seda ma ei tea, mis see on, siia on lihtsalt ette pandud see, aga kui te nüüd vaatate, et siit sellest avast läheb õhu ja bensiini segu mootorisse. Nii. Kui te nüüd vaatate seda, siis see on ikka kõvasti suurem, kohe on näha. Siit on suurem, avarus on suurem ja kuju on ka teine. Näitan kuju ka, siis teil panen siia kõrvale. See on selline ümaram ja see on kandiline. See karp on antud ju lihtsalt varu osadeks mul. Siis jah. Nii. Siis kohe näha, kui me paneme nüüd ilusti maha, siis on kohe näha, et sellel on väiksem avarus, sellel peaks olema 17 mm ja sellel on suurem. Sellel minu meelest oli 19 mm ava. On siis see ava siin. See siin. Siis mis muud? See asi. See on süüde. Mis ta on? Süüte pool on see. Ehk siis selle ma aetsin ka ära, sest kas see tuleb otsast ei tule. Kas see sisse näeb või ei näe, vaatame seda. Ei näe, vahet ei ole. Ühesõnaga siit sees kulus see, või mitte ei kulunud ära, vaid läks katki. Oli näit soopi vist olnud. Ja siis selle pidi välja vahetama uue vastu. Jah, siis need on põhiasjad, mis mul on ära vahetatud ja jah. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. Tere! Mina räägin täna oma hobist, milleks on kitarri mängimine. Tegelen sellega juba 7. aastat ning olen end ise õpetanud YouTube'i videote kaudu. Minu hobi teevad toredaks see, kui palju vabadust sellega kaasneb, ehk ise laulude kirjutamine, laulude õppimine ja nii edasi. Samuti see ka ühendab inimesi.
hea näide sellest on see, et sõbrad saavad mulle uusi tehnikaid ja laule õpetada ning mina omakorda neile midagi. Kitarri mängimine töötab ka kui närvide rahustaja. Kui näiteks mõne füüsika ülesandega kohe hakkama ei saa, siis on hea kitarr kätte võtta ning veidi oma aju värskendada. Muidugi on tore ka mõnusatel suveõhtutel olla see, kes saab lõkke ääres kitarri mängimisega ülihea atmosfääri luua. Kuigi mu peamiseks eesmärgiks oli siiski see, et ma leiaks endale miskit, mis tekitaks minus nii palju rõõmu, kui näiteks koertele see, kui näevad, et keegi tahab nendega jalutama minna. No vaadake, kui rõõmust on. Hommikust! See video tutvustab teile minu hobisid. Mul on hobisid päris palju, aga kõik on nad omamoodi sarnased. Eriti meeldivad mulle adrenaliini tekitavad asjad, näiteks siis motosport. Nagu introst näha oli, meeldib mulle sõiti jäärada. See on täiesti teistsugune kogemus, kui sõita niisama autoga, võttes arvesse seda, et tee on alati libe. Õnneks jäära sõitmine ei võta nii palju rahalist ressurssi. Sul on vaja lihtsalt autot, mis on kerge. Lisaks meeldivad mulle veel kaherattalised. Olen sõitnud mopeediga juba viimased 3 aastat. 2. aasta lõpus jäi natukene jõudu väheks, mis ikka selle 2 kilovatiga teed. Seega ehitasin mootori 20 kuubikut suuremaks. See oli ka esimene võimalus, kuna sain ise käed külge panna ja vaadata, kuidas mootor päriselt töötab. Olen ka suur kardifänn. Olen käinud ka ühel võistlusel, kus pidi sõitma 12 tundi järjest. Meil oli küll 6. tiim, aga vägagi raske oli seda ellu viia. Mu üheks hobiks võib ka nimetada reisimist. See võib-olla mulle nii väga ei meeldi, sest seal ei ole nii palju põnevust ja adrenaliini kui teistes hobides, mis mulle väga meeldivad. Pluss see päris kulukas, aga olen ka paaris huvitavas kohas käinud. Enough! What a beautiful day outside. What was that? Is anyone there?
Who's that? Oh. What are you supposed to be? Oh shit. Seconds later. Many tic-tacs later. Huh. Eventually. Well, I could use a little rest. Ooh, shiny! Bruh. Minu hobiks on kunst ja joonistamine. Ma olen kunstiga tegelenud suhteliselt terve oma elu, kuigi korralikke töid olen ma hakanud just hiljuti tegema. Ma olen 100% ise õppinud, otseselt pole üheski kunstikoolis käinud. Kunst on suhteliselt suur osa minu elust. Ma tahan kunagi tulevikus saada graafiliseks disaineriks, nii et kunst on minu arust väga hea põhi sellele. Väga suur osa minu elust on seotud kunstiga. Kunst on see, milles ma olen kõige parem. Ma olen väga kaua seda teinud. Kuigi ma eelistan traditsioonilist kunsti, mis on siis paberi peal pliiatsite värvidega, ma olen ka proovinud teha kunsti arvutis ja digitaalselt.